Kohtusin täna ühe korteri omanikuga. Räägib mulle, huvilisi käib korralikult, aga keegi ei osta. Küsin, et no, aga räägi siis, mis siis puudu jäänud? Ah tead, ei ole see õige veel käinud. Sul on kohal käinud 5 ostjat, kes seal piirkonnas sarnast korterit vaatavad. Midagi pidi seal koha peal olema, et miks nad ei osta. Kõigepealt mõtle, on seal midagi takistavat. Hind ilmselt ei ole, hinda nad on portaalis näinud ja tulnud kohale, aga elektriküte, värvikahjustused, parkett perses või üldse mingi lilla magamistuba. Aga sellega tuleb nüüd tegeleda. Võtta selle probleemi lahendamiseks hinnapakkumine. Nüüd see on sinu kaitseks, kui ostja tuleb, ütleb, näed, lilla magamistuba, kohe tuleb värvida 3 tonni hinnast alla. Viskad talle pakkumise ette, ütled, 5 sotti saan teha. See on kas sinu kaitseks või kõige targem sellised küsimuse kohad enne müüki ise ära lahendada. Teiseks, vaata, kas korter näeb koha peal üldse hea välja. Ja nagu reaalselt. No koristamine on muidugi loogiline. Täna on turul juba uus norm, home staging. Sisekujundajad valmistavad kodusid müügiks ette. Aga siin saab täitsa ise ka vaadata, millised üleliigsed asjad vajavad väljaviskamist ja milliste tekstiilidega annab tühja korterisse sellist hubasust tagasi tuua. Aga võib-olla vaja lihtsalt ostjaid paremini kuulata. Esimene küsimus, mis ma ostjatelt tavaliselt küsin. Kuidas kavatsete ostu finantseerida? Eriti suuremate objektide puhul. Näiteks maja ostjatest 80% peab enne korteri müüma, et üldse sissemakse saada. Selles mõttes loogiline ka, kui 250 tonnine maja, 20% omafinantseering, no, see on juba 50 000. Kellegi vedele seda kuskil pangakontol niisama. See ongi omakapitaline seal korteri all kinni. Aga kui ta tuleb nüüd teie kodusse, seal, seda tahaks, armub ära. Ta on valmis järgmine päev sisse kolima, aga tal on vaja enda korteri enne müüa. Siis pakugi see bronn. No, muidugi tasub küsida mingi ettemakse ka, enne kui bronnida, aga tehke see veidi pikem bronn. Kui ta tuli kohale, tal on seal emotsioon ja saab ka nüüd kindluse, bronni puhul isegi mingi tähtaja, no siis ta läheb koju rabelema, et enda oma müüdud saaks. Ja teil on topelttehing.